Tere kõigile! Jälle on aeg rääkida Brüsseli tegemistest. Kui ma nädala alguses Brüsselisse tulin, oli koridoris palju paberit sellise kirjaga. Ja tegelikult eks Brexit ongi märksõna, mis iseloomustab möödunud nädalat. Ma ise ei olnud Brüsselis, kui Euroopa Parlamendis oli viimane Briti parlamendi saadikutega koos toimunud istungjärk. Ma ei tea, kas kurvastada või mitte selle üle, et ma ei olnud saalis, kui lauldi Šoti rahvalaulu Old Lang Syne. Sest eks Brexit tekitabki kahetisi tundeid. Ühelt poolt on kergendus, et see kõik on läbi. Britid avaldasid oma arvamust, aastad venisid, kuid nüüd on Brexit toimunud. Jah, toimub veel ka järellainetus aasta jooksul, aga poliitiline otsus on tehtud ja täide viidud. Samas on ka kurb, sest oleme kaotanud usaldusväärse, tugeva liitlase, tugeva Euroopa Liidu liikmesriigi. Ja eks ka kolleegid, kes oma meile saatsid ja sõna võtsid, olid kurvad. Ja huvitav on see, et britid, kes tavaliselt ei taha rääkida prantsuse keeles, lõpetasid kõik oma meilid sõnadega au revoir. Ehk kohtumiseni me tuleme veel tagasi. Mida ma eelmise nädal samuti tegin? Ühinesin Šoti sõprade toetusgrupiga. Jah, mul on kodus Šoti terrier, aga see ei puutu asjasse. Lihtsalt šotlased olid niivõrd pettunud Brexitis. Nad olid niivõrd pettunud selles, et Šotimaa koos Suurbritanniaga lahkub Euroopa Liidust, et ma arvasin, et selle kaudu võib-olla ma avaldan neile ka oma toetust. Ja kes teab, võib-olla Šotimaal toimub referendum ja võib-olla näeme Šotimaad Euroopa Liidu koosseisus kiiremini kui Suurbritanniat. Kas meie teed Euroopa Liidus kunagi ka ristuvad? Ma arvan, et ristuvad, sest tegelikult me oleme nii läbi põimunud ja Boris Johnson võib ju poliitilisel tasandil rääkida sellest, kuidas Suurbritannia hakkab kõike tegema nüüd iseseisvalt ja üksi. Vaatame. Igatahes teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel on see võtnud ära soovi Euroopa Liidust lahkuda. Kõik nägid, kui keeruline see protsess on, kui kallis see protsess on ja vastupidi. Täna me näeme, et Euroopa Liidu ukse taga on järjekord, kes kõik tahavad Euroopa Liiduga ühineda. Nii palju Brexitist ja järgmine kord nädala pärast.